Tere, poisid! 1 miljonär ja 1 peaaegu miljonär. Kukal pole milli veel või? Ma ei tea, mul on mitu, sul on 1,5 veel, ma saan aru. Mihkel Kukk siis, võib öelda, et miljonär, ma Rahakratt, ma lugesin sinu blogist, et sul on veel 37 000 puudu. Kus see jäi? On küll, jah. Palju, mida tuleb ära? Ärme rõõmusta, et mul on 970 000 koos, vaid nutame, et 37 000 on puudu. Aitäh. No sa oled vaata selline tüüp, et kelle natukene peab ikkagi nagu maa peal ka vahepeal tooma ikkagi, et ei ole niimoodi, et ainult on plussid ja plussid. Mikker läks. Okei. Mul oli laulu ajal täpselt sama asi. Lülitati välja? Jaa, lülitati välja. Täna tegelikult me ei tulnud siia nalja tegema, vaid me tahame ikkagi aru saada, kuidas saaks nüüd kiirelt rikkaks. Ja teil on mõlemal siis erinev teekond ja ma saan, et mul tuleb vist uus mikrofon. Ahah, aitäh. Igaks juhuks. Et te olete mõlemad väga erinevad viisi siis jõukaks saanud ja tegelikult tahakski natuke nüüd arutada, et milline viis siis ikkagi õige on, sellepärast, et ega need inimesed siia ilma asjata ei tulnud laulu kuulama. Mihkel, sina oled selline väga palju kontoris ja Rahakratt, sina käid mööda urkaid ja kirjutab blogi. Aga meil on sama juuksur. Mihkel, ava oma rikkaks saamise saladused, räägi, kuidas saada kiirelt rikkaks. Sa oled minu meelest inimene, kes reaalselt paneb hullu. Sa oled, kui ma sinuga räägin, mul iga kord selline tunne, et ma ei tee piisavalt kiiresti, ma ei tee piisavalt palju ja ma ei saa aru, kuidas sa üldse elus oled. No 5 töökohta võtta, siis saab üsna kiiresti tavaliselt rikkaks, et isegi kui seal nagu ütleme vähe palka saab. See aitab kaasa, et kui nagu ellu jääda selle juures, seda ma arvan, me võime natuke pärast arutada, et kuidas seal nagu matemaatiliselt ellu jääda, et siis ei ole väga keeruline rikkaks. Sul on täna 5 töökohta? Hetkel küll veel, jah. Ja sa said siis 1 miljoni kokku, ütle nüüd mitme aastaga? 5. 5 aastaga 1 miljoni kokku. Ja kuidas su tervis on? Päris hea. Mis sa arvad, Rahakratt? Juuksed enam ainult. No visuaali põhjal tervist hinnata, aga siit väga kõrget hinnet hetkel ei tule. Aga noh, see ongi selle hind, et kui vaadata, kui koledad kõik rikkad inimesed on, siis on täitsa aru saada, miks ma ei ole miljonär, sest mul on säilinud see ilu ikkagi, aga... Peab varjama veel. Jah. Minut ka küsisid midagi või? Jaa. Mida? Ma ei ole veel küsinud, aga ma just mõtlengi, et kui sul on veel natukene nüüd puudu, et kas natukene sul on ainult ikkagi rohkem aega. Kui Mihkel tegi nüüd 5 aastaga miljoni, sul on vist ainult üle 8 aasta juba. Ja on läinud üle 8 aasta, et ma tahakski, et alla 9 võiks ära tulla, aga ma arvutasin, et sinna vist 6 või 2 aega. Et kui sa Mihkel saaks toetada, kui sa... Ma annan laenu või? Ei, sa ei pea mitte võtma laenu, aga no, võta kokku ennast, võta 6 töökoht ja et natuke mulle ka anda. Aga jah, mina ei ole teinud 5 töökohal, elus muidugi kokku olen 5 rohkemalgi, aga mul on vähe teistmoodi, et ma õpin korufeedelt nagu neid säästukohti ka, et ma ei taha nii palju töötada. Siin istub Lev Tolgatšov, keda me kõik teame, kes on öelnud, et tema poest ei osta näiteks kilekotte. Nüüd sõidab juba Porschega, et sa säästad selle Porsche kokku, on ju. Teine suur, selline korufee, keda me teame, Raivo Heinen ju sõidab kopteriga. Muidugi väga lihtne on kopteri jaoks säästa, kui sa saad oma kurdi riided nagu laste osakonnast osta. Et nagu, ma ei tea. Igal omad saladused. Kui rääkida sellest elustiilist, et ma tean, ma Mihkli juures, Mihkel 5 töökohta, miljon on koos, ma Mihkli juures olen käinud. Aga ma tean, sinu juurde ma just ei julge tulla, kui sa olid korterite pilte paned sinna. Kohta järve on kaugel. Miks sa Mihkli juures käinud oled? Miljonärid hoiavad kokku. Okei. Selge. No kui mul tuleb miljon kokku, siis ma annan sulle oma aadressi, et tule vaata üle. Mul on, voodi on suht pitsas, aga see on jälle üks nagu säästukoht, et jah. No Mask ei tahtnud ka madratsit välja vahetada, et tuleb säästa ikkagi. Tuleb säästa. Minu meelest tegelikult on okei ka, kui see teekond on natuke pikem, et see, kes miljonäriks 5 aastaga või 8 aastaga või ka näiteks 10 aastaga, tegelikult suurt vahet ju ei ole. See hea elu algab ju nagu nii enne, ja miks
miks siis nagu hulluks minna, et selline, siin ma arvan, me oleme Mihkliga sarnased, et me pingutame, me oleme need, kes vist tõmbavad see plaastri ära nagu hooga, mitte vaikselt, et me oleme nõus päris radikaalselt panema mingisuguse kindla ajaperioodi, ütleme 5, 6, 7 aastat, kütame, teeme, ja siis võib-olla hakkame varem nautima neid hüvesid, mitte liikuda sinna koolkonna poole, kus tuleb investeerida 10 eurot kuus ja siis vaadata 60-aastaselt oma 3000 eurost portfelli. Et meil tegelikult on väga palju sarnasusi küll. Ma arvan ka, et see investeerimine ei tähenda seda, et elu seisma jääb, et sa saad ju vabalt ju reisida. Mul on töökoht, kus mul on üle 30-40 reisi aastas olnud, et sa peadki oma elu natuke selle järgi sättima, mis sa saada tahad, et kõike korraga ei saa, aga palju tööd teha ja palju reisida täiesti vabalt, täitsa võimalik. Ma ei tea, kui ma Rahakrati blogi vaatan, et siis sinu elu rohkem ikka selline ikkagi virelemine. Ahah. Karv. Okei, et ei tule külla või, kui mill koos on või? See virelemine, jaa, muidugi, sest ma näitan väga sellist Mikker peaks välja jälle. Lüütad välja? Aitab küll tõres. Jutt läks nii halvaks, et pandi Eesti mikri kinni. Ma näitan jah sellist virelemise. Okei, no vaatame. Nüüd on parem või? Üks ikka töötab. Nüüd kuulavad need, kes vasakul ka istuvad või? Need kes ainult parem olen. Et mis ma ütlesin? Räägime sellest, et kuidas sa ikkagi virele, sest tegelikult... Jaa, ma näitan seda virelemist sellepärast, et tegelikult see virelemine ongi ka osa sellest teekonnast või natukene. Lihtsalt, tegelikult mu elu ei ole nüüd nii virelemine, ta on ikkagi päris hea elu. Ja ma võib-olla peakski rohkem näitama, kui hea ta on, siis võib-olla tuleks külla või. Et ma tegelikult selekteeringi välja need, kes on väärselt külla tulevad, kes päris põhjustel külla tulevad ja siis need, kes tulevad külla raha pärast. Et see ma näitan, et mul läheb kehvemini. Tegelikult mu elu on väga hea, et sinna mahub reisimist ja head elu ja ma olen siin öelnud ka tihti, et mulle meeldib väljas süüa restoranidest, mulle meeldib mereannid. Ma teen kodus ka mereannid, ma söön mingi 2-3 korda nädalast kalapulki. Tegelikult see ei ole üldse halb elu, ma lihtsalt olen valinud kulutada nende kohta, mis mulle nagu tõesti ise meeldib, mis ongi. Aga see 8 aasta pealt juba Tatra pealt on kõva upgrade ju. On. Ega räägi nüüd tõsiselt tegelikult ikkagi, kui me räägime sellest, et hästi kiiresti rikkaks saada, siin ongi 2 erinevat koolkonda. Ühed on need, kes naudivad elu, lähevad rahulikumalt, ei taha millestki loobuda ja kelle jaoks isegi Liisi kõne tekitas hirmuvärinaid selles mõttes, et kuidas sa säästad ja mis minimalism ja siis on inimesed, kes tahaks seda kiiresti ühele poole saada võib-olla ja see eesmärk, et ikkagi tahaksime, et mis ikkagi on see õige, me keegi täpselt ei tea, kui me oleme järele proovinud, aga teie tegelikult olete selle ju ära teinud juba ja üsna kiiresti. Et ikkagi, kas see tagasi vaadates tundub kuidagi, et see on olnud õige tee, et Mihkel see 5 töökohta, see ei tundu mulle nagu väga selline, ei tundu väga hea elu ju. Miks? Enamus suhtud töökohtas valesti, et sa validki töökoha, et seal on nagu tihti tekib see probleem, et kui sa oled hea töötaja, siis sul öeldakse, et tee rohkem asju, mida siis tihti ei tehta, ei küsita palka juurde näiteks. See on nagu täiesti vale, nii ei maksa endaga teha, et see liitintress võiks sul töö juures samamoodi töötada, et 10% palka võiks iga aasta juurde saada, siis see sissetulek liigub päris okeilt ja tööst tuleks ka niimoodi aru saada, et mida parem sa oma töös oled, seda vähem sul aega sinna kuluks. Et kui sa saad järjest paremaks, sul kulub vähem aega, mis tähendabki, et sa saadki sinna võib-olla 5 töökohta muutada samasse aega, mis kulub mõnel inimesel 1 töökoha jaoks. Aga sissetulekus see võrdub nagu väga suur erinevus jälle. Okei, Rahakrat, sul ei ole ühtegi töökohta? Mul ei ole jah, sest iga kord, kui ma kandideerin, siis valitakse keegi mingi härra Kukk. Ma võtan kõik ära eest. Nii et mul ei ole täna, mul ei ole ühtegi töökohta, mul ei ole olnud töökohti juba vist nüüd, kas sai 4 aastat. Et see töötu põli on tegelikult päris magus. Käingi vanemate inimestega, kes päeva maksimas ja aega on arsti juures käia ja tegelikult on päris mõnus, ma ei mata maha seda võimalust, et ma lähen kunagi tööle, ma üldse ei ütle, et ma kunagi ei lähe, aga keeruline on jah, et kui sa oled ära harjunud niimoodi ise teha ja selleks tegelikult ju ei pea olema miljonär, tegelikult võib ka olla palju vähem, võib olla mingi, ma ei tea, 970 000 ka sul, et ka elu on hea ja tõesti sellega harju juttu, et kui sa rattavalt nagu maha tulla või siit välja tulla sellest tööelust,
siis see on nagu magus ja tagasi minna võib-olla on natuke okkaline, jah. Aga tagasi vaadates nüüd, kui sa oled väga palju vaeva näinud nende korteritega ja kõik see sebimine, kas sa arvad, et näiteks töökohtadega ka võttes nagu mitu töökohta poleks sinna jõudnud, kus sa praegu oled natukene mugavamalt ja kiiremini? Et kas see tee on olnud justkui nagu õige sinu jaoks? Et kas ma oleks võinud kauem tööd teha või? No näiteks? Jaa, ma olen selle peale mõelnud. Oleksin võinud küll, sest mina tulin töölt ära üsna väikese portfelliga, ma ise niimoodi teadlikult tõmbasin endal nagu vaiu alt ära, sest ma veidike kartsin seda ka, et noh, ma jäängi sinna 5 töökoha peale, et ma tõmbasin endal tegelikult vaiu alt ära siis, kui ma ei olnud valmis veel selleks. Ja võib-olla see ongi mind pannud rohkem pingutama või mõtlema ka, kuidas näiteks kinnisvaras tegutseda. Et muidu oli hästi mugav küll, et saad palka ja siis suunad selle raha lihtsalt kuhugi niimoodi väikselt tiksuma, aga selline töötus teeb leidlikuks. Nii et ma kutsun üles, et ei pea ootama nagu vallandamist või koondamist. Et tegelikult võib täitsa ise endale seda teha ja sa hakkad märkama võimalusi tõesti, mida sa võib-olla ei otsi nii ärksad, kui sul on töökoht ja mugav olla. Mis sina arvad, et mis oleks selline hea portfell, kust oleks võinud tagantjärgi vaadates töölt ära tulla ja tegeleda ettevõtlusega ainult? No ma ei mäleta palju see mul oli, ma pean seda vaatama blogist järgi, aga ma mäletan küll seda, et ma võtsin endale kõigepealt kodulaenu, ma läksin panka, küsisin, et andke nii palju, kui teil on. Ja kui oli leping allkirjastatud, siis ma panin see lahkumisavalduse. Et see võib-olla eriti hea strateegia ei ole, sest see ka põhjustab võib-olla sellist varajast rohkem juuksenalju ei tea, okei. Ma tahtsin öelda varajast impotentsust, aga okei, ma ei tee rohkem seda nalja. Et tegelikult ükskõik kui suur see portfelli on, kui mina teadsin, ma arvan, et äkki ma olin ikka seal 6-kohalise juures küll, aga kindlasti alla 500 000, kindlasti alla, ma ei tea, isegi alla 300 000. Et on ka ju see, et palju sa ise ära kulutad ja palju sa tarbid, et kõik ju, kes nii-öelda töölt ära tulevad, ikka ju ise teevad midagi ikka nagu edasi ka. Just. Mihkel, sina oma mitme töökohaga, et kas sa ei kavatse töölt ära tulla või hakata lihtsalt tegelema ainult investeerimise või ettevõtlusega, et kas sa plaanid, et need suuremad numbrid tulevad järjest siis nagu läbi palgatöö? No ütleme, minu palgatöö juba otsast nagu hakkab muutuma äritegevuseks ja koolitamiseks ja nii edasi, et väga palju võib-olla enam ei erine ettevõtlusest, et ma lihtsalt naudin seda, mis ma teen. Ma proovin selles iga päev, iga kuu järjest paremaks saada, et kas ta väljendub nagu palgatöölisena, oma mingi ettevõtlusena, nõustamisena, et see mu jaoks ei ole nagu oluline. Mu jaoks on lihtsalt nagu aktiivne erialane tegevus, et ma nagu väga palju nagu seda ei klassifitseeriks, et ta peab nüüd olema kas palgatöö või ainult ettevõtlus. Aga su numbrid pole pannud endale ette, et kui portfell on nii suur, et siis ma nagu justkui nagu enam ei ole töötaja kellegi jaoks? Pigem mul on teistsugused numbrid, et mul on eesmärk oma aktiivne sissetulek 5 miljonini aastas, mul on eluaja eesmärk, et jõuda portfelliga miljardini, et selleks midagi peab tegema, et kas see on ettevõtlus, võib-olla läheb mul investeeringutes hästi või ma sõidan Bolti või esinen või teen Kohtla-Järvel kortereid, et see sõltub sellest, mis võimalusi nagu elu pakub, et seda nagu väga pikalt ette planeerida on nagu keeruline, pigem nagu ennast arendada pidevalt, see nagu loob selle aluse, et nagu see edu võiks tulla, et see ei ole garanteeritud, aga ütleme, šansid on paremad. Mitu protsenti teie ärkvel oleku ajast läheb ikkagi raha teenimisele, kas otseselt või kaudselt? 6-7 tundi päevas võib-olla. Tööpäeval. Siis iga tööandja saab mingi tunni päevas sulta? Good enough ju. Peas ette tehtud saab, see ongi nagu oluline aru saada, et on vaja saada nendest mudelitest välja, kus sa oled kinni see, et sulle makstakse tunni eest, on vaja saada, et makstakse tulemuse eest. Kui sa teed selle tulemuse tunniga ära, mida enamused 8 tunniga teevad, siis ei ole seal ju sisulist vahet, pigem ma arvan, sa oled nagu parem ja efektiivsem töötaja tööandja jaoks. Okei. Jaa, see efektiivsus mul on samamoodi. Ma töötasin kunagi Kannu kõrtsis ja ma töötasin seal oma elu jooksul kokku 3 tundi. Ja ma proovisin ka olla efektiivne, et viia nagu hästi palju õllesid ühe korraga lauda, et olla efektiivne, need kõik lendasid laiali. Siis mulle anti veel paar võimalust ja 3 tunniga mul see staas lõppes ja mul on sealt palk ka saamata. Et meie vahe Mihkliga, Mihkli ilmselgelt meeldib töö tegemine, ta on leidnud midagi, mis talle meeldib, mis on ka selline saladus. Mina ei ole mitte kunagi leidnud siiamaani midagi sellist, mida mulle teha meeldiks. Sa selle kannukõrtsi otsaks pidanud mingi robotil outsourcima ja lihtsalt cashima sealt. No jah, ei mõelnud selle peale.
et selles mõttes on nagu palju raskem teha, jah, kui sul ei ole sellist asja, mida sa nagu kirega teed, et ikkagi hambad ristis käia, midagi teha. Seetõttu võib-olla ma olengi varem võtnud julguse kokku ja ära tulnud ja proovinud nagu ise hakkama saada, et ei ole sellist, kuidas ma ütlen, pole nagu ühtegi oskust. No lauluoskus oli päris hea. Padariga kannataks konkureerida küll juba. Mul on väga hea lauluoskus, jah. Kui sul saab nüüd 1 miljon täis, kas sa muudad ka midagi oma tegevuses, kas sa puhkad rohkem, teed vähem? Ma arvan, et ma kindlasti kavatsen ülbemaks muutuda. Miljonärina ikkagi peab ju teistele ülevat alla hakkama vaatama. Aga tegelikult see on hea küsimus, sest ma ei teagi, mis pärast seda edasi saab, kui see 1 miljon koos on. Ma eile hakkasin kirjutama oma juunikuu kokkuvõtet ja ma avastasin tegelikult, et sellest peaaegu 1 miljonist mul on umbes 40% on see, mis on tulnud higivabalt. Ehk siis mul sai täis 400 000 eurot, mis on teenitud siis mitte tööga, ehk siis higivabalt 8 aasta jooksul. No ei ole paha. Tööl ma sellist raha ei teeninud, aga sealt milli pealt edasi, kindlasti ma mõtlen midagi välja. Et ärge üldse kartke, või tähendab kartke. Ma mõtlen midagi uut välja. Mihkel, kas sa plaanid varsti midagi muuta ka? Sest et paljud, kui ma vaatan ka ümberringi investorite kogukonda, see tekib mingisugune summa ja sealt edasi ikkagi paljud teevad mingisugused muudatusi. Mina näiteks läksin pensionile. Pensionile ma ei plaani minna. Seni, kui mulle see valdkond meeldib ja ma tahan seal juurde õppida, siis ma jätkan seda tegevust ja mul pigem ongi see raha on lihtsalt tagavaraks, et kui mul saab kõrini mingi, et ma ei viitsi enam tööd teha või selles valdkonnas olla, siis ongi mul vabadus otsustada, et ma otsustan midagi muud teha või hakkan mõnes muus valdkonnas tegutsema, et nagu ka Liisi ütlesin, et niisama kodus istumine tõenäoliselt ei ole väga põnev, et ma arvan, ma ei suudaks isegi 3 kuud seda Netflixi. Aga miks sama kodus, mis Netflixi kodus, et maailm on suur lai, et kui me Katri tuleb külla ju. No siis võib vaadata. Mul küll igav poleks, ma hea meelega oleks kodus Katriga. Ei, kui maailmas on ju palju muudki, kui lihtsalt kodus ju Netflixi vaadata päriselt. Et kas ei teki nagu mingi sellist mõtet, et avastaks maailma, teeks midagi täiesti uut, mis ei ole seotud siis otseselt tööga, aga ei ole kodus istumine? Mu töö ei välista. See ongi nagu paljudel võib-olla probleem, et töö välistab neid asju. Mul töö ei välista, et ma võin oma tööd minna teha kaugelt, ma võin elada välismaal, ma võin reisida rohkem, ma võin õppida. Et mul töö, kui mul näen, et töö segab midagi, siis ma võib-olla mõtlen midagi ümber, aga hetkel mul töö ei sega nagu elu. Siin on väga palju inimesi, kellel on erinevad portfellid, kes alles alustavad, kellel juba on rohkem ja me kõik tahame ikkagi teada, et millised on teie nõuanded, kui te olete juba nii kaugele jõudnud, et kuidas ikkagi natukene siis kiiremini sinna jõuda sinna haljale oksale, et mis te oleksid, Rahakott? No siit tegelikult käis läbi natuke see mõte, et mina päriselt enda peal proovisin ja julgesin varem lõigata mingeid sellised turvavöösid läbi. Et jah, okei, mina tulin palgatöölt ära ja mul kadus mingi paari tuhandene sissetulek ära ja paar kuud oli päris hõre olla ja siis ma leidsin need võimalused, mingisugused aknad, kus sai nagu sisse ronida ja teha endale võib-olla nagu suuremaid sissetulekuid ja ma tean, et esiteks mul poleks olnud aega neid otsida töö kõrvalt. Teiseks mul poleks olnud seda loomingulisust, poleks olnud ka seda valu, aga selline jah, et ise endale mingi asja torkamine kuhugi, et sul oleks ebamugav. See võib nagu imesid teha. See võib natuke nagu loll soovitus, aga minul see töötas. Et sa soovitad ikkagi endale natuke sellist nagu momendi tekitamist, kus sul on piisavalt ebamugav, et sa lihtsalt ujud või upud? Jah, täpselt. Seda ma soovitaks küll, sest sa ei usuks, kui leidlik või osav sa võid milleski olla. Või leida midagi, mis sulle väga hästi sobib või see on midagi, mida nagu ette näha on väga raske. Aga Mihkel, sina ikkagi, kuidas sulle, mind endiselt see 5 töökoha jutt tohutult hirmutab, ma ei saanud isegi 1 hakkama. Aga sa võid harjutada, algusest, et 1 töökoha saad seal juba heaks, võtad järgmise. Aga sinu soovitus ongi siis see, et kui kiiremini edasi minna, et siis peaks leidma endale siis rohkem neid töökohti ja proovima leida siis töökohti, kes maksavad tulemuse eest ja proovida siis tulemust teha võimalikult väikese ajaga või kuidas? No see on üks osa sellest, aga see ongi, sa pead nagu mõistma, et kuidas neid asju kokku paketeerida, et töökohad peavad olema optimeeritud, et mul on ka pakkuda, et meie startupis otsustasime, et me hakkame küberturvalisusega tegelema siin eile, et ma saan väga hästi aru, et seal ma töötan mingi 12 tundi ja öösel võib-olla ka, sest eile otsustasime, nüüd me teeme, et siuke töö mulle näiteks ei sobiks, et sa peadki väga hästi mõistma seda valdkonda ja aru saama, et kuidas sa saad optimeerida, mida sa saad optimeerida
ja mis see tulemus on, mida sa suudab pakkuda, et see tulemuse pakkumiseks samamoodi, sul on ju eeldus, et sa pead nagu ennast arendama ja sinna jõudma, et kui sa oled algaja mingis valdkonnas, võib-olla keeruline, et siis võib-olla on pigem keskenduda sellele, et sa suudaks optimeerida asju ja kiiremini midagi saavutada ja kindlasti, see ei ole küll soovitus, aga ma isiklikult on päris palju võimendust näiteks investeerimises kasutanud, et ka see aitab seda teekonda nagu kiirendada, aga see tuleb ka väga oluliselt nendest riskidest aru saada, mis selle võimendusega kaasneb, et kui sa võtad nii palju laenu nagu mina ja teed nagu rahakratt ja töölt ära tuled, siis tõenäoliselt see lõpeb sellega, et on varsti eraisiku pankrott, et tuleb nagu mõista, mis see risk on laenu võtmisega. Kui sul on palju võimendust, et kas see vaimse tervise pool ikkagi ka, ma mõtlen, et sellest räägime järjest rohkem, et kas sa magad hästi, kas sa nagu selles mõttes, kas sa ei mõtle nendele stsenaariumides või kõik kaotada näiteks? Mul on Excel, nagu Marko ütles, et seal Excel mõtleb see, kui asi Excelis välja jookseb, siis minu jaoks investeerimine raha on Excelis numbrid, et sellepärast, et seal Excelis on üks number, ei peaks nagu normaalsel inimesel nagu und segama, et see hakkabki häirima seda, kui see süsteem nagu kokku kukub ja sul tekibki see finantssurve sealt ja sa saad aru, et mul järgmine kuu kuskilt seda raha peale ei tule, et seda maksta. Kui sa oled need riskid ja asjad enne läbi mõelnud enda jaoks, et sellepärast ma tavaliselt teengi kümneid, kui mitte sadu stsenaariumeid läbi, et kui muutub laenuintress, kui üürnik ära läheb, sa oled kõik need sammud läbi mõelnud, et mida sa siis teed, et siis sul on juba enne mõeldud, kui see risk on realiseerunud, sul ei ole emotsiooni selles olukorras, kus sa seda enne teed. Kui sul on pärast emotsiooniga, siis ongi unetud ööd ja palju stressi ja paanika ja siis sa tõenäoliselt ei taha selle võimendusega tegeleda. Kui suur roll on inimestel teie ümber? Te olete sellised üksiküritajad ikkagi rohkem, mulle tundub. Investeerimisalas küll, aga kindlasti pere kindlasti on väga oluline, lapsed, et lähedased kindlasti selle investeerimise teekonna alguses mul ei olnud nagu tuttav, kes väga investeeriks, aga ütleme selle 7,5 aasta jooksul on see tutvusring ka nagu oluliselt kasvanud, kes ka tegelevad investeerimisega ja kindlasti see nagu aitab ka olulisel määral, et saad nagu mõtteid vahetada, kuuled mõnda ideed või mõnda investeerimisvõimalust, mida võib-olla üksi täiesti nurgas nokitsedes võib-olla ei kuuleks, aga ütleme sinna ka väga kinni ei jääks, et kui mul hetkel ei ole ühtegi tuttavat, kes investeerimisega tegelevad, et siis on nagu absoluutselt võimatu kuhugi jõuda, et siis tuleb hakata minema ja kui need tutvused ja teadmised ka tekivad, kui sa nagu lähed, et sa hakkagi suhtlema, käid sihukestel üritustel nagu siin või loed mõnda raamatut või saad teada, et mõni tuttav ka võib-olla sellega tegeleb, kui sa ise natukene rohkem avalikult ütled, et ma tegelen näiteks korterites investeerimise, võib-olla sul seal kontoris või töökohas on veel 10 inimest, kes sama asjaga tegelevad, kes ka samamoodi ei julge kellelegi öelda, et nad ka võib-olla midagi natuke investeerivad. Kuidas sul on, sest et sa ju, ma ei tea, kui palju teavad, et sa oled raha palju tuvis investeerid. Kellega sa oma asju arutad, sest et sa ei saa ju arutada, kui sa ei taha oma identiteeti paljastada. Jah, ega minust hoitakse ka eemale, et ei olegi lihtne. Mõned inimesed on, kellega ma räägin, aga mulle sobib ka selline rohkem võib-olla üksi tegemine, et ma suudan ennast ise piisavalt hästi motiveerida, ma suudan ise üksi, ma arvan, üsna paljude asjadega elust nagu hakkama saada, aga algusaastatel küll ma väga palju rääkisin, ütlesin seltskondades, et ma olen investor, ma ostan nagu kinnisvara kokku, mul ei olnud ei kinnisvara ega raha, et seda teha, aga lihtsalt, et nagu rääkida, sest tegelikult paar aastat hiljem need jutud jäävad inimestele meelde ja minuni jõudis mingeid võimalusi, mida ma see hetk sain ära kasutada, sest siis mul oli juba raha. Nii et selline kõvatamine ja ülbitsemine on ka päris hea strateegia tegelikult, kus sa lubadki kokku mingeid asju, ja kõige hullem on see, et sa ütled ei, et näed, sorry, sinu see maatükk mulle ei sobi või sinu korter mulle ei sobi, sa saad ju alati nagu ära öelda. Mina lubasin küll, jutustasin, tegin endast, ma olengi vaat see arendaja, et ma teen nagu suuga suuri linnasid. Ja see jällegi samamoodi töötas, et öelda, mis su nagu sihid on. Ja iga kord, kui ma käin ka kuskil oma mingeid karookasid või kontserte tegemas, siis täpselt nagu Mihkel ütleski, et kui sa ütled, et sind huvitavad üürikorterid, on ju kõva häälega ütled selle välja kuskil tööl, siis selgub, et on veel 7 inimest, kes nagu, kellel on raha või keda huvitab sama asi. Ja mina olen ka soovitanud kuskil tiimides, et tehke mingi üks Slacki kanal või WhatsAppi kanal, kus te sihukest asju räägite, igaüks ütleb, mis teda nagu huvitab või mis ta tugevused on ja sa leiad tegelikult enda kõrvalt päris palju inimesi, keegi ei julge see esimene olla, kes välja ütleb. Et see on tõesti üks päris hea, päris nagu töötav asi. Siinkohal on hea meelde tuletada, et meil on siis tõesti ka erinevad networkingu üritused siin, et vaadake programmi, vaadake kavasid, et siin on tõesti väga palju inimesi, kellega teil on palju rääkida, kellega on just sellise valdkond, mis teid huvitab. Rahakratt, millal sa oma maski ära võtad?
tead, siin all on nii hea olla. Siin on soe, siin on niiskus, siin on, ma olen natuke nagu kasvuhoones, et miks ma peaks selle ära võtma. See on, ma ei tea, vaatame veel. Okei, vaatame. Võtame ka küsimusi publikust, teil on kindlasti väga palju küsimusi. Ma võtan esimeseni kohe siit lahti siit workshopist ja Mihkel, mis su netovara väärtus on? Netos 1,3 miljonit hetkel brutoportfell. Ainult? 1,3 miljonit? 5 töökohaga? Rohkem kui sul, vähem ajaga. Aga 5 töökohaga 1,3 miljonit, okei. Siit on rahakrati ja nüüd sa võid oma jalatised laua pealt ära korjata selle pärast, et see on saanud päris palju laike ja ma arvan, et sul tegelikult ei ole väga valikuid. Rahakratt, tee üks kätekõverdus iga aasta kohta, kui sa oled olnud Eesti kuulsaim töötu. Seda pompa visaks. Palju see on? Peabki tegema või? Jep. Kolm, 4, 5, 6, 7, 8, vau. Pool pead hoidma jääma, ega ei ole midagi. 8,5 ikkagi. Trennis ikka on aega käia, ma näen. Ei kuulnud nüüd? Trennis on ikka aega käia, ma näen. Okei, oota edasi. Rahakratt, palju sul on tulnud karookedes sisse? Kõik kokku, ma ei tea. Eelmine aasta, kas see summa võis olla umbes 50 000? See on nagu kõik koostööd. Ma eraldi karookesid ei loe, ma loen kõik koostööd ka, mis on blogi või sotsiaalmeediaga tulnud. Et ma arvan, et eelmine aasta see oli vist 50 000, jah. Päris hea. Võtame publiku hulgast nüüd ka küsimusi ja et mikrofonid, kus on kuskil käes juba, siis näidake. Ja siit eest. Ja Mihklil küsimus, et kuidas tööandjad suhtuvad? Et tund tööd päevas, et? Tööandjad eeldavad tulemust. See kui tulemus ära tuleb, ei ole väga palju vaja vaielda. Okei, aga kõik on rahul, kõik aksepteerivad seda? Seni ei ole lahti lastud. Ja töövestlusel on ka ütled, et töötan tund päevas ja pakun tulemust, jah? Okei, jah. Tervist, Mihkel. Kuidas teie alustasite küberturba-alal ning kuidas on selline töö või ala mõjutanud teie investeerimisteekonda? Eks ta alguses ikka natuke enda huvist, et ma IT-ga olin varem kokku puutunud, kuna küberit siis veel ei õpetatud minust ka kuskil, et võtadki YouTube'i videod lahti, millestki aru ei saa, mis seal räägitakse, pooli sõnu guugeldad, mis seal lauses on, et üldse aru saada, millest räägitakse, vaikselt hakkad nokitsema niimoodi, et nii see oskus tuleb ja nüüd on rohkem professionaalseid koolitusi ja asju sinna peale tulnud. Et nii see kogemus tekib, et seal on väga palju iseõppimist on selles valdkonnas, sest valmis materjale seal on tihti pigem vähe, et enda huvi on seal valdkonnas hästi palju vaja. Mis see teine pool oli? Nagu oleks meest ära. Kuidas seda investeerimismõõtanud? Investeerimismõõtanud. Ma ütleks, et investeerimisega ühildub päris hästi, et küberisse mõtled ka väga palju riskide peale ja mis saab juhtuda, mis siis juhtub, kui midagi valesti läheb, et selles mõttes need mindsetid on üsna sarnased ja ma arvan pigem toetavad üksteist, et seal sa ka tihti teed mingid riskianalüüse ja mängid erinevaid stsenaariumeid läbi ja katsetaid erinevaid kombinatsioone, et suht sama asja peaks ma olen ka investeerimisrakendajad, pigem ma näen, et nad on hästi ühildunud. Võtan veel küsimuse. Töötab, jah? Mihkel, sa ütlesid, su eluaja eesmärk on miljard. Miks, kellele ja rahakratt, kas sa tahaksid ka? Esimene küsimus, miks mitte, et miljard annab natuke sihukese võimaluse, et sa suudad riiklikult tasemel teha olulised asju, et kui ma otsustan, ma tahan haigla teha, ma miljoniga üksi ei tee haigla, miljardiga mul tekivad teatud võimalused, et Eesti riiklikul tasandil näiteks midagi teha, mis mulle on oluline. Mul ei ole plaan seda raha jätta oma lastele või kellegi, et kindlasti ma neid toetan, et neil oleks lihtsam natuke ja edukam elu. Aga selleks ajaks, kui ma suren, on nemad samamoodi 60-70, et siis neil tõenäoliselt seda raha nii väga vaja ei ole. Et pigem mul on mõned asjad, mis mul on endal olulised.
mida selle rahaga oleks võimalik märksa lihtsamini teha. Et kindlasti saaks kambakesi koos, selle miljardi kamba peale kokku paneme ka neid asju teha, aga kui mul on võimalik neid ka üksi saavutada ja võib-olla siis see kokku pandud kambasumma on võib-olla 10 miljardit, on võimalik võib-olla veel ägedamaid asju teha. Aitäh! Kas tõesti arvad, et sa teed selle ära, selle miljardi? No 65 aastat on veel minna, eks siis 65 aasta pärast arutama. Okay. See miljard, ei, mul on sellest küll üsna ükskõik. Ma ei tea, mis tunne see võib olla või miks või mille jaoks. Mul on täpselt sama küsimus, et miks. Nagu. Et ma ei tea, mis kuradi haiglad sa teha tahad. Kui sa ei teha, Eestis on haiglad. No, oled sa mõnes käinud? Sa saad minna ja muidugi olen päris mitmes, mitu korda. No, mõnes järjekord on, et sa tule aasta pärast tagasi, et siis me võib-olla vaatame. Seda küll, vaat ühte hea klienditeenindusega EMO on vaja, sest mind ükskord visati EMO-st välja, ma läksin sinna katkise ninaluuga ja siis ma näitasin sõpradele, kuidas ma oskan sõita ratastooliga tagaratastel. Ja turvamees viskas mu välja ja mu ninaluu kasvas ise kinni, nii et kui sul on parema teenindusega haiglas, ma olen nõus tulema. Aga minul miljardit, mul on sellest täitsa poogen, nagu, et prooviks pusida sinna milku peale kõigepealt üldse ära. Vaataks, mis nägu siis peas on. Võtame 2 viimast küsimust veel. Ja, et Äripäeva selle aasta põhiklikk on Hispaania. Kas te pigem jätkate ka Kohtla-Järvel ja Eestis võimendamisega või mõtlete natuke soojema kliima peale ka? Katri, sul on vist korter Hispaanias või? Ei. Kas te ei julge sulle öelda? Väga kiire vastus tuli ja silmad pöörsid ära. Mingi jutt oli, et sa vaatad siin Hispaaniasse midagi? Ma väga mu korterid ei vaadanud. Okei. Mina selle Hispaania... Mina Hispaania poole ei vaata ja ma ei üldse pea seda heaks tooniks. Ma tahakski visata Äripäevale, kuidas öelda, kivide kottides või kivikapsaaeda, et pumbatakse seda teemat, et kõik ostke Hispaaniasse kortid ja põgenege. Ma hakkaks selle pealt lihtsalt mingit hullu maksu korjama kokku, sest esiteks selle Hispaania korti raha sa võiksid saata Ukrainasse ja ennetada seda, et see pask siia ei jõuaks, mitte siit nagu ära põgeneda. Et ma ei... Me ei lähe Hispaaniasse, me jääme Eestisse. Mul ka otseselt mingit Hispaaniasse investeerimise ei ole, et puhkamas käia seal on nagu fine, et investeerimise mõttes ma üldiselt on pigem ka siuke oportunistlik, et ma ei näe, et seal nagu mingi selle kinnisvarasse investeerimine nagu suurepäraselt parem oleks kui Eestis või kuhugi aktsiatesse, et mingit mega upside'i sinna investeerimise peal ma endal ei näe, et võib-olla inimesel, kes on seal koha peal elanud, jagab seal asju, saab sellest turust aru, on kohalikud maaklerid ja connectionid olemas või võib-olla seal on mingid tehinguid, mida teha, aga mul nagu mingit sukest eelist seal ei ole, et pigem otsin nagu ikkagi siukseid investeeringuid, kus mul oleks mingi eelis ja oleks võimalik nagu oluliselt paremat tootlust teha, kui ütleme ilma eeliseta inimestel. Okei, viimane küsimus, siis tõmbame kokku. Kes siin on ees üks, seal on üks, seal ääres. Aitäh. Küsimus siis Kratile, et saad oma milku kokku, aga mis sa peale edasi seda teed? Et kus sa jalaga ukse lahti lööd ja mis sa edasi teed peale seda milkut? Kõigepealt kiidan sind, et sa hoolega kuulasid, sest Katri küsis sama asja 3 minutit tagasi. Aga väga hästi. Ma ei tea, mis selle milku pealt edasi. Ma ütlen päriselt ausalt, et ma praegu ei tea. Ma olen võtnudki suvega täiesti niimoodi vaikseks, ei käi eriti kuskil esinemas, ei tee midagi, et tahaks nagu endast selgusele jõuda. Kas see miljon siis midagi muudab või võtan ma mingid muud eesmärgid, mis pole rahalised või ühesõnaga, praegu on kõik täiesti lahtine, et mis saama hakkab, pole õrna aimugi. Ma arvan, kalapulga prae saab ikkagi ära upgrade'ida peale seda. Jah, mõtle, kui mul on miljon koos, siis meil on 2 peale 2,3 miljonit, aga sul on 5 töökohta. Rahakratt, Mihkel Kukk, suur aplaus, aitäh!